kui sul ei ole ligipääsu spetsiaalsele barbell hip thrust pingile või siis puusatõsted kangiga pingile, siis siin on kiire juhis, kuidas seda ise üles sättida. Kõigepealt on meil vaja ühte pinki või kasti. Pink võiks olla ilmselt natukene põlvest madalam. Ilmselt on mõistlik põrandale istumise alla ka mingisugune joogamatt asetada. Pink võiks olla vähemalt osaliselt sirge ja pehme äärega, sest siis on sinna mugav seljaga ka peale toetada. Pingi taha on mõistlik paigaldada mingisugune raskus või lükata see kuskile vastu, et see minema ei libiseks selja tagant. Selleks, et kangi oleks mugav puusa peal hoida, on meil vaja kangi pehmendust. Kui sul seda pehmendust saadaval ei ole, siis ilmselt sobib ka mõni pusa või joogamatt sinna vahele. Selleks, et kangi oleks mugav endale peale rullida, on meil tarvis suure diameetriga kettaid. Enamustes jõusaalides algavad suure diameetriga kettad alates 15 või 20 kilost. Seega, kui see on sinu jaoks liiga suur raskus, siis aseta kang kõrgenduste peale. Siin olen kasutanud näiteks Reeboki stepipinke. Samuti saab teha seda ka osades kükipuurides, kus on all raam. Rulli kang endale sülle keskosaga, et see ka tasakaalus püsiks sul süles. Kätega saad tasakaalu ka edaspidi abistada. Toeta ülaselg pingile, umbes tiibade kohaga, vastavalt enda mugavusele. Jalad säti samuti enda mugavuse järgi, näiteks õlgade laiuselt ja varbad kerge suunaga välja. Jalgade kaugus võiks olla umbes nii, et üleval asendis jäävad sääreluud vertikaalselt, ehk siis põlved jäävad kandade kohale. Kui jalad on liiga kaugel, siis võid tunda harjutust rohkem reie tagaosas ja kui jalad on liiga lähedal, siis võid tunda harjutust rohkem reie esiosas või isegi põlvedes. Säti julgelt ringi ja leia endale mugavam asend. Harjutuse sooritamiseks suru läbi kandade puus üles sirgeks, pigistades tuhar üleval tugevalt kokku. Üleval võid teha ka minipausi ning siis kontrollitud tempoga raskuse alla tagasi tuua. Kettad ei pea iga korduse vahel maad puudutama ja sa ei pea iga korduse vahel põrandale istuma. Kasuta sellist liikumisulatust, mis on sinu jaoks mugav. Mugavaks peaasendiks hoia näiteks lõug all ehk vaatama jalgu või vaata näiteks ühte kindlat punkti seinal. Kui su alaselg hakkab kiirelt väsima, siis tõenäoliselt on alaselg liiga nõgus, liigud liiga palju läbi selja või lähed üleval liiga kõrgele. Selle vastu võib aidata kõhulihaste kerge kokkupigistamine enne ülessurumist. Samuti tasub piirduda liikumisulatusega, kus keha on üleval sirge ja tuhar on juba kokku pigistatud.